On külm ja rõske pärastlõunane aeg. Nagu näete, praegu on see Emajõgi veel selline vaikne, aga kohe käib pauk ja Emajõkke hüppavad Lõuna prefektuuri politseinikud. Aga kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm, kuradi külm on, kuradi külm. Lõuna prefektuuri politseinikud tähistasid tänase karge suplusega Eesti politsei 107. sünnipäeva, kus nendega suplesid külmas Emajões ka kogenud taliujujad. Miks te ise ujuma ei läinud? Keegi pidanud ma ka stardipaugu ja see oli minu austav ülesanne täna, aga ma iga aasta ütlen, et võib-olla järgmisel aastal juhtub see. Siis, kui ümber peab hakkama pöörama, siis on minu kord. Siis, kui ujujale lühikeseks jääb. Enamus on kõige raske moment on see vette astumine. Kui see on juba tehtud, siis edasi läheb juba suurt ludinal. Aga kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm. Ma muidu käin lihtsalt vees, seisan, aga esimest kord ujusin täna. Ja... Mida see oli siis? No, väga õive oli. Mul on isegi praegu kasuka või selle mantliga kinni külm. Ja väga külm oli. No vesi oli mõnus, parim. Tartu pakub ikka alati karastavat, kindlat ja hea temperatuuriga vett. Tõenäoliselt ei kahtle keegi, et politseiniku töö on äärmiselt vastutusrikas. See nõuab tugevat närvi ja suurt stressitaluvust. Oskust tulla toime igas olukorras. Kuidas see töö ikkagi mõjub nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele? Ma arvan, et mõnel moel on see töö nagu iga teine, eks meid on koolitatud ka hakkama saama pingega ja pingelistes olukordades toimetamisega ja meil on päris hea tugimehhanism. Kolleegide tugi on siin väga oluline, mis aitab sellist rasket tööd üldse teha ja jääda ise nii-öelda professionaalseks ja samas ka terveks vaimses plaanis. Mitu korda nädalas te ise trenni teete? No püüan ikka 3 trenni nädalas kindlasti teha, sest nüüd ma olen juba 60-aastane ja et ikkagi vorm ära ei vajuks, selleks tuleb kogu aeg tegutseda, et istuma ei saa jääda. Kui palju on olnud selliseid olukordi, kui te olete pidanud pätti taga ajama? No need jäävad muidugi karjääri ikkagi noorematesse aastatesse, kus ise väljas on oldud ja see neid eest ära sõitjaid, põgenenud roolijoodikuid ja kuskil võpsikus joostes taga aetud. Et siis on küll väga oluline see, et sul nii-öelda oleks kiiremad jalad ja tugevam füüsis sellel hetkel, kui madinaks läheb. On siis olnud? Ei ole alt vedanud seni? Ei, seni ei ole alt vedanud ja eks ma võib-olla igasse actionisse meid ju treenitakse, õpetatakse ka, et ei tasu, kuidas öelda, kaotama minna, pigem külmutada olukord ja lahendada võimalikud väikeste vigastustega endale ja teistele. Vabal ajal tulebki otsida erinevaid hobisid, tegevusi, mis su mõtted aitavad mujale viia ja talisuplus on üks neist, mis väga hästi aitab stressi maandada. Mul on eesmärk 365 päeva, mul on 230 päeva tehtud iga päev ja haigeks pole jäänud sel aastal veel? Ühtegi korda ei ole. Mina ei väiks.